Neljapäeval, 18. jaanuaril toimus Kohtla-Järve linnavalitsuses Päästeameti kohtumine lasteaedade direktoritega. Kohtumise peateemaks oli lasteaedade tuleohutus. Kohtla-Järve päästekomando komandopealik Kaido Parts selgitas põhjalikult lasteasutustele sätestatud nõudeid tuleohutuse vallas. Infopäev oli koostöö veelgi paremaks arendamine lasteaedade direktorite ja õppealajuhatajatega. Samuti selline tuleohutusteadlikkuse tõstmine ja kuidas veelgi paremini lasteaedade turvalisust arendada. Koostöös nii siis täna Päästeametiga. Kohtla-Järve päästekomando komandopealik meenutas, et evakuatsiooniõppus on vajalik selleks, et tulekahju või muu ootamatult tekkinud olukorra pärast ei tekiks paanika ning kõik säilitaksid rahu. Niisuguse põhiteemalt oligi natukene selgitada seaduse mõisteid ja kuhu seadus on seadnud selle eesmärgi, et kuidas paremini turvalisust tagada. Et seadus ei kirjuta seda nii raudselt ja vot nii, vaid seadus annab selle eesmärk ja koostöös näiteks täna tuleohutusinspektoriga selgitasime, kuidas veel paremini teha. Tähtis on turvalisus. Tuleohutuse eeskiri näeb ette, et kui lasteaias on teine korrus, siis peab olema ka varuväljapääs. Kuna tulekahju korral on vajalik hoonest kiiresti väljuda. Evakuatsiooni väljapääs peab olema selline, et lapsed saaksid ohutult sealt väljuda. Tulekustutid peavad olema nähtavatel kohtadel ja kergesti kättesaadavad. Kohtla-Järve päästekomando komandopealik Kaido Parts rääkis, et seaduse järgi peab tulekustuti lasteasutuses asuma 1,5 meetri kõrgusel maapinnast. Kuid kui seal on väikest kasvu töötajaid, siis ei pruugi nad tulekustutini ulatuda. Seega on sellisel juhul lubatud nad madalamale asetada. Tulekustuti on tule kustutamiseks ette nähtud vahend. On vajalik, et töötaja teaks, kus see asub. Tulekahju tekkimise korral oleks võimalik võtta tulekustuti ja kustutada väike tulekolle näiteks prügiurnist, et sellest ei tekiks suurt tulekahju ja ei oleks vajadust kutsuda Päästeamet. Detsembris kontrollis Päästeamet 28 lasteasutust Ida-Virumaal. Neist 13 oli kõik korras, kuid 15 olid rikkumised. Järelevalvenõunik Marika Kõiv märkis, et antud reidil kontrolliti evakuatsiooni nõuete täitmist, automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi korrasolekut, evakuatsiooniplafoonide valgustust ning palju muud. Reid on täna nõunik Marika Kõiv selgitaski, on mõttelt sellest, et me ei tee reidi ootamatult. Meie eesmärk on see, et juba näiteks lasteaia teab, et me tuleme ja ta ise teendab asjad juba korda. Et meie eesmärk ei ole neid karistada. Et mitte hirm, et vot nüüd me päästeteenistus tuleb ja ainult karistab. Meie eesmärk on, et tehke asjad korda ja me vastupidi hea meelega läheme ära.